Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas programmiga Microsoft Excel 2010 luua diagramme. Mul on siin juba tuttav andmetabel, kus on siis näha Gustav Adolfi gümnaasiumi 10. klassi õpilaste IKT tasemetesti tulemused. Siin on juba tehtud hulk arvutusi ja nüüd vaatame siis, kuidas diagramme teha. No näiteks, kui mind nüüd siis huvitaks see, kuidas on siis jagunenud poisid ja tüdrukud, siis see on mul siin kõik välja arvutatud ja diagrammi tegemiseks ma selekteerin ära siis need andmed, mida ma tahan ja valin siis lisa ja nüüd ma pean otsustama, mis diagrammi ma teen. Kuna mul on siin poisid ja tüdrukud, poiss oli 43, tüdrukuid 56, siis tegelikult siia sobiks väga hästi kasutada siis sektordiagrammi, sellepärast et tegemist on siis sellise tervikuga ja ma tahan näidata siis, kuidas seal tervikus need osad on jaotatud. Nüüd mul pakutakse väga palju erinevaid sektordiagramme, et ma võin siin nüüd siis valida, et kas ma tahan, et ta on selline ruumiline või mitte. No ma valin praegu selle kõige lihtsama. Nii, sain selle diagrammi nüüd ilusti siia. Nüüd vaatame siis, kuidas seda natukene vormindada, et praegu on mul siis diagrammil siis see päises on lihtsalt arv, aga ma panen siia näiteks, et IKT taseme testil osalenud õpilased, et iga diagramm peab ka ise olema siis loetav. Nüüd siis on näha mul siin poisid ja tüdrukud ja siis see sektordiagramm ise. Mul on tunne, et need poisid ja tüdrukud on siin näiteks liiga väikselt kirjutatud, et siis tegelikult seda suurust saab muuta, kui ma olen selle ära selekteerinud, siis lihtsalt siin valin, et ma jätan näiteks 14. Nüüd edasi, rääkides siis sellest diagrammist, siis tegelikult siia üles tekivad ka diagrammi riistad ja vaatame korra siis põgusalt üle, et mida siin teha saab. Näiteks kujunduse puhul, et ma saan siin valida, mismoodi need värvused on. Näiteks tahan hoopis, et oleks sellised värvused. Siis siin kõige alguses on võimalik ka seda diagrammi tüüpi muuta, et kui mul on tunne, et see on ikkagi vale, siis kui ma siin klõpsan, siis mulle antakse kohe valik ja ma võin siis proovida midagi muud. Siis edasi paigutuse all. Siin ma saan näiteks määrata seda, et kas diagrammil on üldse tiitel või ei ole ja kus ta siis täpselt asub. Samuti saab siin toimida siis ka legendiga, et kas ta on siis paremal, vasakul. Ja siis üks oluline asi, andmesildid. Et antud momendil nüüd mina tahaksin ka, et need andmesildid siiski oleks siin diagrammil, et siis ma saan valida, et kuhu nad tulevad. Keskele. Nii, nüüd on mul siis näha, et 56 ja 56 tüdrukut, 43 poissi. Ja siin on veel neid andmesildi suvandeid, et ma saan siit valida ka näiteks, et on antud ka kategooria nimi kohe. Siis ma näen poisid 43, paneme tüdrukutele samamoodi. Nii, kategooria nimi olemas. Ja nüüd juba tekib küsimus, et kas mul nüüd seda legendi siin üldse on vaja. Võin selle lihtsalt delete'iga ära kustutada. Nii, ja vormingu alt ma saan siis siin veel määrata, kas mingisuguseid värvusi või siis igasuguseid muid asju. Nii, aga vaatame edasi. Nüüd ühe diagrammi ma tegin ära. Aga kui ma saan seda siit vabalt nihutada, kuhu ma tahan. Kui ma nüüd tahaksin teha ühe sellise diagrammi, kus mul andmed nüüd ei paikne kohe nii, et ma saan neid otse valida niimoodi mugavalt, nagu siin oli, et lohistan üle. Vaid näiteks ma tahan näidata, kuidas siis need tasemetestis need punktid ülesannete kaupa jaotusid. Et sellisel juhul ma saan selle ühe osa siis valin siit ülevalt. Ja nüüd kerin alla, kus ma olen punktid kokku võtnud. Ja nüüd, kui ma hoian kontrollklahvi all, siis ma saan valida need punktid siit alt, nii et alati ei pea olema, et need andmed paiknevad niimoodi kõrvuti. Ja kui ma olen nüüd need ära valinud, siis lisame jälle diagrammi ja seekord mul on tunne, et siia sobiks väga hästi tulpdiagramm. Nii, ja kohe ilusti näha, et tegelikult ülesande 5 eest saadi siis kõige vähem punkte.
nii, kustutan selle sarja ära, sest see ei anna mul siin mitte midagi. Ja nüüd jällegi, et saan siin siis muuta värvust, siis paigutust, näiteks mul puudub diagrammi tiitel. Ma tahan, et see siiski oleks, et ma saaksin siia kirjutada. Siis on oluline ka andmesildid. Paneme nad näiteks siia välisäärele, et ma näen täpselt, kui palju kokku on saadud. Ja no näiteks need jooned, mind siin nüüd üldse jooni siin ei ole vaja, siis ma võin valida, et näiteks jooni ei ole, et järjekordselt, et less is more. Ja võtan veel vormingu lahti ja näiteks tegelikult ma saaksin siin ka neid eraldi neid tulbakesi värvida, et kui ma tahan näiteks näidata, et see 29, seda oli nüüd siin väga vähe kuidagi eriliselt esile tuua, määran ära näiteks, et see on punane või et niimoodi tegelikult saab ükshaaval ka neid värvida. Nii, nüüd üks väike nipikene veel, et mul on nüüd siin nad kõik ühes andmetabelis koos, aga tegelikult, kui ma tahaksin siin nüüd vabamalt natuke teha, siis Excelis on neid lehti ju päris palju võimalik teha, siis ma näiteks selekteerin ära nüüd selle andmetabeli, mis ma olen siin endal kõik kokku arvutanud. Võtame copy ja lähen nüüd uue lehe peale. Ja kui ma nüüd paneksin lihtsalt kleebi, siis näete, et tekivad mul sellised kummalised asjad siin, et Excel ei tunne neid asju ära. Aga kui ma valin nüüd kleebi ja väärtused, siis ma sain selle andmetabeli endal siia niimoodi eraldi ära kleepida ja nüüd mul on võib-olla natukene mugavam kui siin selle lehe peal, kus mul on kõik need andmed koos. Nii et et ma võin siin valida, kuhu ma neid asju panen. Nii ja tegelikult nüüd seda diagrammi, mis ma olen valmis teinud, Ctrl copy ei ole mingisugune probleem kopeerida oma uurimistöösse just sinna, kuhu vaja. Ma võtan lihtsalt ühe lahti, nii, Ctrl V ja mul on ilusti andmetabel olemas. Nii et katsetage!